Mul on hea meel, et minuga on täna stuudios 3 ägedat naist, kes on oma valdkonna väga head spetsialistid ja ma usun, et nende mõtetest ja ideedest on palju kaasa võtta ka sinul. Seega asume teekonnale ja ma palun nendel kohe ise ennast tutvustada, et see informatsioon oleks õige ja õigest allikast. Palun, Hanni! Tere! Mina olen Hanni Tomingas ja ma tulen Fujitsu Estoniast. Mul on au ja rõõm vastutada seal ettevõttes siis tööandja brändi ja värbamise eest. Ühtlasi siis ka karjääri kujundamise eest osaliselt. Aitäh! Tere, ma olen Liina Kitt ja olen siis Viimsi gümnaasiumist ja õpetajana töötanud 11 aastat ja siis nüüd alates sellest aastast on meie koolis siis tähtsamal kohal bränding ja väärtuspakkumine, et siis sellepärast olen täna mina siin. Väga hea! Tere, mina olen Ragne ja mina olen täna LHV-s ESG-valdkonna juht, aga ma arvan, et täna ma olen siin sellepärast, et natuke vähem kui 6 aastat tagasi algas minu teekond LHV-s just tööandja brändijuhina. Ja tööandja bränding on teema, millest tõesti räägitakse viimasel ajal nagu öeldakse saia peale ja saia alla. Ja samas ma näen täna organisatsioone ka, kes ikkagi jätkuvalt veel väga teadlikult sellel teekonnal ei ole. Aga kui ma küsiksid niipidi, et kuidas teie organisatsiooni tegelikult täna üldse tööandjana teatakse? Et võib-olla Ragne, et sina oled kunagi selle teemaga üldse, nagu sa ise ütlesid ka, et sa panid esimesena Eestis LinkedIni kontole, et sa oled tööandja brändi juht, et kuidas siis teid teatakse tööandjana? Ja see on jah naljakas, et kui ma 5,5 aastat tagasi selle koha sain, siis ma vaatasin, et kes siis veel Eestis sarnast asja teevad ja ei leidnudki kedagi, aga täna on neid juba väga palju. Aga LHV on, ma arvan, väga hea tööandja brändiga ettevõte ja seda näitab ka see, et ikkagi enamused erinevad sellised tööandja atraktiivsust ja tööandja headust näitavad auhinnad ja edetabelid, mis Eestis täna on välja antud ja antakse, et seal ikkagi top 1, 2, top 3 me alati figureerime ja tegelikult seal taga on teadlik töö ja see on tegelikult täitsa uhke tunne ja uhke tunne on sellises ettevõttes töötada ja organisatsiooniga tegeleda. Mulle väga meeldib see vastus, et sa ütled, et selle taga on väga palju teadlikku tööd, sest et olles ise täna ka ettevõtjana tööandja brändingu valgas organisatsioone nagu aitamas ja toetamas, siis kui ma ütlen nagu erinevate pankade nimesid või suuremaid ettevõtteid, siis öeldakse, no mis neil viga, nad on juba nii väga head ja tuntud. Siis mina ütlen, et ei, selleks, et tööandjale tuntuks saada ja seda head mainet omada, selle taga on väga palju väga teadlikku tööd. Ja see on selline nagu, öeldakse palju seda, et mis sinul viga, sa saad ju endal värvata inimesi, kes heaoluga tegelevad, kes tegelevad inimestega, kes tegelevad juhtimisega, aga mina ka alati ütlen, et kui sa oled täna juba väga suur ettevõte, sa ei saa endale seda lubada, et sa selle teemaga ei tegele. Et see tegelikult seal taga on päris argumenteeritud äriline otsus, et tegeleda inimeste heaoluga, tegeleda inimestega, tegeleda juhtimisega ja tegeleda sellega, et sul oleks kogu aeg võtta head talenti. Et see on äriline otsus tegelikult, et see ei ole lihtsalt niisama selline tuled ja viled ja meil on näge, et see on äriline otsus, et sul on hea talent. Ja ma võin lisada ka, et kes veel kuulavad, et väga palju erinevaid uuringuid toovad just välja need olulised numbrid, mida aitab tegelikult tööandja bränding siis ka finantsiliste numbrite mõttes lahendada. Nii et see on väga finantsiline kaalukas. Ja nii, Liina, kuidas tuntakse Viimsi gümnaasiumit täna tööandjana? Ja, et ei ole ju käinud küsimas kellegi käest otseselt, kuidas te meid teate või, aga lihtsalt kui mõelda selle peale, et Hollandist helistatakse kooli, öeldakse, me tahame tulla teie kooli külla, siis ma arvan, see on juba piisav bränding. Et välismaal juba teatakse ja kuidas teatakse ongi see, et me oleme nõudlikud, mitte ainult nagu õpilastega, vaid me oleme nõudlikud enda kallal. Et me tahame kvaliteeti luua, meil on oluline see hea töökeskkond, et õpetajad on hoitud, nad on nähtud, nad on mõistetud, nad on kuuldud, et ilma selleta nagu ei saa. Ja seetõttu ongi hea, ma arvan, üks tugevamaid riigigümnaasiumeid ja riigigümnaasiumid üldse on võtnud väga selle positsiooni, et me tahame pildis olla, me tahame teha asju teistmoodi. Et Harjumaal siis oleme me esimesed ja me võtsime ka seda väga tõsiselt, et me kohe esimese asjana tegime koostööd Velvetiga, kellega loodi siis visuaalfassaad nii-öelda ja siis meie asi nii õpetajaskonnaga siis oli, et luua see sisu, et see oleks
just on oluline meile see, et me ei näita ainult seda ilusat fassaadi, vaid ongi, et me näitame seda, mis päriselt on. Ja kõik ei ole hästi alati, aga mis ütleme, et aga me tegeleme sellega ja see ongi arengusuund. Et vigu võib teha, see on okei. Ja eriti koolis me peame teadma, et vigade tegemine on okei. Kui me koolis ka ei julge vigu teha, et kus me siis veel julgeme, et meie õpetame õpilasi. Ja me peame ütlema, et vead on okei, see ongi arengu koht. Et see tuleb nagu siit kõik välja, aga see tugeva kultuuri loomine on alus ja ma arvan, see paistab välja, sest vanemad on rahul ja õpilased on rahul, õpetajad on rahul, et Ma püüdsin siit kohe kinni ka ühe olulise märksõna, et kui me räägime brändingu loomisest üldse ja tööandja brändist, siis oluline on alati kommunikeerida autentset brändi, mitte see, et see on nagu ideaalne ja see on ilus ja see on filigraanne, vaid see on hästi oluline aga ühelt poolt nagu julgeda töötajatel välja jagada, et aga tule siis tiimi ja teeme seda veel koos paremaks, eks ole. Hanni, kuidas Fujitsu Estonia on, milline tööandja ta on, kuidas seda teatakse? Korraks tooks põneva paralleeli, mis mul tuli seoses sinu eelmise aasta teadliku juhtimise kursusel, mis sa meile andsid, oli põnev koht see, kui Liina mainis seda, et kõik ei ole hästi, et pane to-do listi, et tegelikult see on komistuskivi, millest pärast võiks rääkida, millele me tööandja brändingu maailmas kommunikatsioonis takerdume, et me tahame, et kõik on ideaalne, aga kuskil ei ole üleni muru roheline ja mul on nii meeles see, hiljem võib-olla puudutame seda teemat ja mul on meeles see, kui sa õpetasid meid, aga pane see, mis selle hästi to-do listi, ära lükka vaiba alla. Et see on see, nüüd me teeme seda. Aga Fujitsu Estonia puhul ma alustaks sellest, et oleneb nüüd, kus sihtgrupis teatakse meid. Et minu jaoks on äärmiselt oluline see, et üks sihtgrupp on meie töötajad, nende perekond ja lähedased. Et kui mõelda, kuidas nemad tunnevad, et siis nemad tunnevad kindlasti, et see on Eesti üks hoolivamaid töötaja ja peresõbralikumaid ettevõtteid. Et see on nüüd see väike ring, kellega me arvestame igapäevaselt ja kellest sõltub meie töötajate heaolu. Kui laiemalt rääkida, siis ma pakun, et mõned aastad tagasi Fujitsu Estonia päris hästi hoitud saladus Eesti tööjõuturul. Tänaseks meil ei ole kahjuks võimalust olnud niiviisi uuringutes olla, me ei ole uuringu toppides, küll aga kus ma saan tagasisidet peegeldada meie töövestlused ja liitunud inimesed ja eranditult see tagasiside IT-sektorist, logistika ja finantssektorist, kus on meie sihtgrupp, on siis see, et me oleme ka peretöötaja sõbralikud tuntud organisatsioonina. Ja kui seda tööandja brändingu tegevust jätkata, küll siis sinna toppi ka jõuab, kui see on kuidagimoodi eesmärgiks seatud. Ja ma ütleks selle kohta, et tõesti see on väga hea selline esmane peegeldus, kui tööle tulevad kandidaadid oskavad tööandjad juba kirjeldada, eks ole. Nii et siis on juba midagi hästi tehtud ja midagi on läinud õieti nii-öelda. Aga ma veel korraks, enne kui me lähme siin veel nagu saadikute teemasse, et kui nüüd mõelda tagasi ka, et mis olid need teie esimesed sammud üldse, ma mõtlen nagu selle, et kui tõesti täna meid kuulavad väga erinevate organisatsioonide esindajad, et mis on need esimesed sammud, millega võiks üldse nagu tööandja brändi arendama hakata või kuidas te saite aru, et te teete esimesi õigeid samme ja olete õigel teekonnal, et Ragne, sina kui tööandja brändi suunamudija, et mis olid teie LHV esimesed sammud sel hetkel? No kui mina 5,5 aastat tagasi selle tööandja brändingu koha hõivasin LHV-s, siis kindlasti nagu ettevõte oli väga tugeva brändiga juba enne seda. Et seda ma ei ütleks, et kuidagi nagu nullist ma midagi ehitama hakkasin, et ettevõtte üldine bränd ja selle tugevus kindlasti on väga hea start, see oli olemas. Aga mida ma ise nagu isiksusena, indiviidina tegema hakkasin, oli tegelikult sükest sisemist temperatuuri võtma, et ma sain kohe alguses aru, et mina ei ole selline kampaania turundaja selles tööandja brändingus ja kui aus olles ma ühtegi vist tööandja brändingu kampaaniat oma paari aasta jooksul, kui ma seda tööandja brändi juhtin, ei teinudki, ma olin hästi nagu sissepoole suunatud, organisatsiooni arengule suunatud, et ma üritasin aru saada päriselt, kuidas organisatsioon toimib, kuidas inimesed toimivad, LHV oli hästi kiiresti kasvav, et siiamaani on hästi kiiresti kasvasime, kuidas kasv saavutatakse, kuidas teatud osapooled nagu omavahel suhtlevad, mis on need tugevused, mis on arengukohad ja see võttis mul nagu muidugi oma projektide kõrvalt, ma hakkasin projekte ka nagu tegema,
aga no esimesed 4-6 kuud oli ikkagi hästi suur selline intuitiivne tunnetamine ja siiamaani ma olen oma töös hästi intuitiivne, ma arvan, ja inimestele suunatud, aga sihuke suhtlemine ja temperatuuri võtmine, kuhu ma siis päriselt tulin, sest alles siis sa saad aru, mida sa pead tegema ja kus sa oma nagu selle fookusteravikku paned. Et ma seda soovitaksin kindlasti nagu kõigile tööandjatele, kes võtavad inimese sellega tegelema, andke talle aega aru saada, kuhu ta päriselt tuli, kui ta just ei ole ettevõtte seest kasvanud. Ja inimesele, kes selle koha võtab, et ole piisavalt julge ja tee sellist detektiivitööd nagu entusiasmiga, et mind see küll tohutult aitas. Intuitsioon, mina ütleks selle kohta, et see intuitsioon on see, mis vist kunagi alt ei vea. Mina olen tähele pannud. Ma olen paar korda seda mitte usaldanud ja olen alt läinud nii-öelda. Aga ühesõnaga, et sa alustasid siis nagu organisatsiooni sees poolt, vaatasid, kuidas see toimib, mis on nagu nõrgemad, tugevamad kohad ja siis panid selle järgi tegevuskava paika. Jah, siis hakkasin lihtsalt nagu, eks see tegevuskava on ka suht selline nagu katsetav. Mingisugused projektid, ma hakkasin nagu leidma mingisuguseid teemasid, mis nagu sellist arendamist vajaksid, võib-olla mingisuguseid tiime, divisione, kus alguses LHV-s oli kogu see tööandja brändingu teema tõusis üldse üles nagu IT osakonnast, kuna nagu pank sellel hetkel sai aru, et sellised suured tehnoloogiaettevõtted ja pank ei olnud võib-olla see, kuhu IT-arendaja nagu orgaaniliselt nagu graviteerus, et ka sellist nagu ägedust kuidagi välja näidata. Tekkisid osakonnad, divisionid, kus võib-olla rohkem toimetada, mingisugused projektid, näiteks mingi remote töö oli siis veel võib-olla natuke siuke mitte nii väga nagu panganduses populaarne teema, võib-olla mingid juhtimise arendamise teemad olid ühed asjad, kuna ma ise olen turundaja taustaga, kirjutamine, kogu siuke nagu content'i loomine, artiklid, rääkimine üldse sellest, et mis asi see tööandja bränding on, sest minu arust töötas see väga hästi sellel hetkel, et sa üldse räägid, et meil on selline asi nagu tööandja bränding, seda keegi teadlikult juhib, kirjuta sellest, see oli 5,5 aastat tagasi veel väga suur asi, organisatsiooni areng, mis see on, kuidas seda juhtida, et hästi orgaaniliselt see kuidagi nagu arenes projektideks, arenes mingisuguseks sisuks, arenes podcastideks, artikliteks, konverentsi esinemisteks, sisemisteks workshopideks, juhtide koolitamiseks, mingiteks värbamisworkshopideks. Minu eesmärk oli, et organisatsioon areneks selles suunas, et seal tahaksid inimesed töötada. Ja siis see täidab ennast projektidega iseenesest tegelikult see töö. Ehk et sinu fookus oli sisemiselt, esmalt pead aru saada, kuidas on see sisemine bränd ja sealt hakata siis nii-öelda nagu mooduli kaupa liikuma nii-öelda ja võib-olla mõni plaan nagu töö käigus üldse muutus, eks ole? Seda oli küll jah, oma jagu. Ja sa tõid ka välja selle, et hakkasite tootma sisutekste, hakkasite materjale tootma, kutsusite inimeste kaasa, eks ole? Aga see oli ka pigem sellepärast, et mulle endal oli see teema uus ja ma ise tahtsin sellest kirjutada. See on selline avastuse projekt, et sa enda kohta ja selle teema kohta ka õpid kogu aeg. Ja see content creation tuli ka minu puhul täiesti orgaaniliselt, ma tahtsin nagu uurida ja kirjutada ja et see oli tõesti õudselt intuitiivne ja orgaaniline protsess. Eks sa kasvasid ise ka isiksusena selle projekti käigus nagu uute oskuste ja kogemuste näol. Ja see, et ma 2 aastat peale seda tööandja brändingu alustamist tegelikult leidsin endale ise organisatsioonis uue rolli, mis on nagu organisatsiooni selle muudatuste juhtimine hoopis teisel ja võib-olla isegi nagu komplekssemal tasemel. See on ka tegelikult sellepärast, et organisatsioon ise nagu lubas katsetada, testida ja siis lõpuks ka võib-olla sellest rollist nagu välja areneda. Ma arvan, et see on ka väga hea mõte, et sa teed ära ühe projekti ja siis lood endale uue järgmise ametikoha. Et see võiks olla ka kindlasti ühe sükse nagu uue innovatiivse organisatsiooni nagu juhtimismudelis sees. Ja Liina, haridusvaldkond, olles ise pikalt tööandja brändingut ka aidanud nagu organisatsioonidele arendada ja haridusvaldkond on nüüd natuke rohkem silma paistnud selle teemaga, et ja teie ka esireas, et mis te siis teinud olete? Üks asi ongi selle, mis ma enne ka ütlesin, selle kvaliteetse ka kuvandi loomine, et sul on see kodulehed ja see stiil on kogu aeg üks on nii sotsiaalmeedias igal pool, et see visuaal paigas oleks, aga see teine osi, millega meie siis tegelesime, oligi see sisu loomine, et need õpetajad oleksid hoitud silma paistma, mõtlen. Ma arvan, et see on see järjepidevus, et me kogu aeg hoiame seda järjepidevust, et meil vaju ära. Et see ei ole projektipõhine asi, vaid see on igapäevane normaalsus, et inimesed on olulised. Ja. Et
et see ongi see, mis nagu hoiab ja mulle meeldib see ka, et ma kuulsin nagu sinu suust ka seda, et vigade tegemine, okei, ma toon uuesti nagu selle välja, et aga ära tee 3 korda järjest, palun, on ju. Et me kogu aeg nagu et me areneme läbi selle ja see toob selle töötajasse ka selle enesekindlus, et meil on ikka mitte ainult haridusvaldkonnas, vaid meil on inimesed üldse ebakindlad. Nad ei julge katsetada ja sul peab olema üks hetk see koht, kus sa saad katsetada ja tunnetada neid enda piire, kuhu maale, mis on päriselt minu teema. Et kas ma pean olema õpetaja päevast päeva või äkki on midagi minus veel, mingi projektijuht näiteks, karjäärijuht, mis iganes, et siin on veel, või äkki ma olen õpilasnõustaja, et ma õpin midagi juurde, et see ei ole, et ma olen õpetajaks, ma olen nagu 40 aastat õpetaja siis nagu, või kuni surm meid lahustab ja et see enam ei käi niimoodi, et see on vana mudel, aga noored ei ela enam sellist elu, ja võib-olla ühel hetkel tulevikus meil ongi noored, kes tulevad ainult 5 aastaks ja see on prognoos tegelikult, sest et tänapäeva noored ükskõik millises eluvaldkonnas, nad ongi ainult 3 aastat korraga ja nad liiguvad edasi, sest et see on öeldud ka, et 20-ndates ongi üks suur eksperiment, sa otsid iseennast ja see on normaalne, et sa vahetad töökohta, mitte et sa oled halb inimene või halb töötaja, vaid sa otsid ennast, et see läheb nagu sellega kaasa. Nii et kõik, mis nagu tööandja saab teha, ongi luua see hea keskkond, kus inimene saab areneda ja katsetada ja siis me ütleme, see on okei, et oli viga, aga mis me nüüd teeme? Keda sa vajad? Mis sa vajad, keda sa vajad kaasa mõtlema, et me läheme siit edasi, kas sa tahad muuta midagi, võib-olla see ei sobi, sa tunned, et okei, see ei sobi mulle, okei, ja siis me liigume sealt pealt edasi ja siis tekivad reaalselt need uued töökohad, meil tuleb selline töökoht nagu karjäärijõustaja, eraldi õpetaja, kes tegelebki siis teiste õpetajatega, et nende karjääri ka mudida, seda on nii hea kuulda, et haridusvaldkond ka nagu niipidi mõtleb ja tõesti ma olen nõus, et olles ka ise nagu nähes aeg-ajalt õpetajatega meeskonnakoolitusi tehes, siis ma näen, et inimesed on jäänud kinni sinna sellesse oma õpetaja rolli ja ei taha kuidagi sellest nagu loobuda, sest et nii palju muutusi on. Ja seda on ainult hea kuulda, et te olete nagu eesrindlikult seda toimetamas ja ma märkan ka, et haridusvaldkond mõtleb, ütleme nagu ärimaailm ka, mõtleb tihtipeale ainult selle nagu kliendi peale, et kliendil oleks hea, et klient saaks hästi hea teeninduse, hea tagasiside, oleks rahul, aga oma töötajad tihtipeale jätaks natuke nagu ripakile. Ja see ongi tegelikult see tööandja brändi arendamise eesmärk, et me hoiaksime seda oma töötajaskonda sama hästi, nagu seda klienti hoiame. Et täpselt ja ma toongi siin välja, et nagu näiteks see aasta me teeme praegu terve aasta teeme koos arengukava ja tõesti kogu kollektiiv on sellesse haaratud, muidu vanasti või paljud ikka teevad nii, et kui juhtkond teeb selle arengukava valmis, siis meil on paber ja siis pooled ei ole, siis lugengi võib-olla seda aga me reaalselt teeme seda koos ja meil ongi 2 suunda, meil on õpilaste suund arengukavas ja meil on õpetajate suund. Ehk siis, et mõlemad on olulised, ei saa olla õnnelik õpilane, kui õpetaja ei ole hoitud. Nii et need lähevad kokku, lõpuks on ikka õpilane see lõpp. Produkt on seal, produkt on halb sõna võib-olla, aga me hoolime temast, tema pärast me oleme seal, aga õpetaja peab ka hoitud olema, mis saa ilma. Nõus. Ja, Hanni, mis on teie? Ma tegelikult nõustun kõigi eelkõnelejatega, et ma ise hakkasin tööandja brändi Fujitsu Estonias vedama, kui ma olin 3 aastat töötanud seal, et ma ei kujuta ette, et sa esimesest päevast hakkad kohe sellega nagu tegelema, et ikkagi tuleb kõigepealt see sisseelamine 6-9 kuud ära elada, organisatsiooni tundma õppida. Et ma olen nõus, et need tegevused siin ongi need, millega me suuresti ka algust tegime koostöös Instariga, kes siis tegevuskava pani. Ma tahaks võib-olla välja tuua hoopis ühe loo, mis ma rääkisin juhtidele, kui me alustasime tööandja brändiga ja võib-olla see aitab kuulajaid. Ja ma arvan, et on veel ettevõtted, kes on sama väljakutse ees, kus meie olime täna 3 aastat tagasi. Ehk siis ma läksin juhtide juurde, ütlesin, et kujutage ette Estonia kontserdisaali ja saalis on kõik kohad täis müüdud. Seal on Eesti tööjõuturu talendid, kes tahaks tööle tulla. Ja lavale tulevad siis järjest erinevad tööandjad, kes tutvustavad ennast. Ja siis, kui kätte jõuab Fujitsu Estonia kord, siis hästi ilusad punased sametkardinad sõidavad ette ja sinna tuleb ilus siuke Infinity Fujitsu logo valgusega. Ja siis tuleb päevajuht sinna ette ja ütleb, et teate, Fujitsu Estonia töötajad on väga rahul seal ettevõttes. Neile hästi meeldib seal, nad on seal kardina taga, neile meeldib väga seal töötada.
Nad ütlevad, et see on parim tööandja, aga nad ei julge siia ette sellest teile rääkima tulla. Et kui te tahate rohkem teada, siis minge nende imeilusa karjäärilehele, aga usaldage mind, nad on väga head tööandjad. Et selle looga ma läksin siis juhtide ette ja see on tegelikult, ma arvan, me ei olnud ainus organisatsioon ja võib-olla täna ei ole ka, mis aitab nagu piltlikult luua selle kuvandi, kus kohas me oleme ja see on nii mõistetav. Ja ma hea meelega räägin siia jätku, mis juhtus siis pärast seda, kui me olime erinevaid tegevusi teinud ja ellu viinud. Ehk siis oletame, kui sama olukord oli pärast seda, kui see päevajuht astub ette, ütleb, et Fujitsu Estonia töötajad ei tule sealt kardina tagant välja, et aga nad annavad teada, et nad on väga head tööandjad, et lihtsalt usaldage mind, siis selle peale tõusevad saalis käed püsti ja osad inimesed lausa tõusevad püsti ja ütlevad, aga mina julgen rääkida, mina tean, Fujitsu Estonia on väga tööandja, ma töötan siin, ma olen brändisaadik ja erinevad siis need inimesed tõusevad püsti ja ütlevad, et me oleme valmis rääkima. Et see on siis see, kuhu nagu piltlikult öeldes saab välja jõuda ja kus siis see algus oli, aga aluspunkt on sama. Alguses õpid ise tundma organisatsiooni ja siis kaardistad ära, kus sa tööjõuturul arvad, kaardistad tugevused ära, teed fookusgrupi uuringud, ehitad üles tööandja brändi brandbooki ja siis lähed laivi. Aitäh loo rääkimise eest. Ma alati, kui keegi räägib lugu läbi metafoori või mille iganes, siis mina olen küll nagu kõrvust kuidagi tõstetud, sellepärast, et branding ongi tegelikult lugu. Ja kui ma teen ka kohtun juhtkondade ja inimestega, siis ma ütlen, et öelge, et milline see teie tööandja lugu on. Siis tulevad pikad lohisevad laused, mis tegelikult ei ütle nagu justkui mitte miskit, ehk et inimesed ei oska seda tööandja brändi lugu rääkida. Ehk et selle tööandja brändi protsessi kaudu õpivad ka inimesed tegelikult neid häid lugusid rääkima oma tööandja kohta ja mis alati inimestele meelde jääb? Inimestele jääb alati meelde see lugu, on ju. Kui ta ütleb, et meie tööandja on väga paindik ja väga tore, kui seltskond on, mis on igas meeskonnas, eks ole, aga ma räägin ühe loo, mis annab aimdust, milline tegelikult see tööandja siis see on see, mis tekitab emotsiooni. Tõesti, võib siin LHV-sse või Fujitsusse minna, eks. Nii et aitäh sulle selle loo rääkimise eest. Aga tulles natuke nüüd samm-sammult edasi liikudes siis selle juurde, et me teame küll väga hästi, et me kaudses mõttes oleme kõik inimestena täna suunamudijad, mõjuisikud, meie mõjukuse määr ja suunamudimise määr on hästi erinev, kes on julgelt oma persoonibrändi arendanud ja saanud aru tegelikult, et iseenda kuvandi loomine ja sidumine selle sidumine siis tööandja brändiga annab tegelikult väga palju võimalusi ühelt poolt tööandjale ja ühelt poolt sulle endale ka, et inimesed ei usu enam klassikalist reklaami ja kõik see, mida räägivad tegelikult meeskonnaliikmed tööandja kohta, on see, mis siis nagu liikuma läheb, ehk ma küsin seda pidi, et ma tean, et Hanni tegelikult just ka nagu selle tööandja saadikutesse väga palju panustanud ja saanud oma saadikute programmid liikuma ja inimesed tahavad olla, kuidas teile tundub, et kuidas siis tegelikult, millega inimesi utsitada või nagu üldse nagu panna mõtlema, et kui sa oled täna rahulolev töötaja ühes meeskonnas või formatsioonis, et miks sa siis tagasihoidlik oled? Kuidas te olete saanud oma Fujitsu meeskonnaliikmed aktiivselt nii-öelda tööandja tegemisi jagama? Ja ma arvan, et kui keegi selle päriselt läbi ammustab, siis ta oleks väga populaarne ja tuntud inimene maailmas arvatavasti organisatsioonide hulgas. Ma ei ütlen siin, et ei ole mul ühest vastust sellele, et ma saan nii palju öelda, et ma alustaks hoopis sellest, et alusta sellega, mis sul on. Kui ma hakkasin 2 aastat tagasi brändisaadikute meeskonda juhtima, siis mul oli 2 komistuskivi ja ma võib-olla hüppan natuke teise teemasse, aga kuidas neid nagu üldse kaasa haarata, et võib-olla hüppan korra tagasi, et esiteks ma käisin personaalselt kõikide meeskondade juures tutvustamas seda teemat. Et minu jaoks ei ole tööandja bränd massitegevus.
sa lähed, kui sa tahad seda tegelikult teha, meil oli variant, me COVID ajal pidime selle ellu lükkama, ehk siis läbi Teamsi nagu rääkima 400 inimesega. Ma valisin selle, et ma läksin, tutvustasin 30 meeskonnale seda, mida me tahaksime teha ettevõttes. Ja see töötas väga hästi. Ehk siis ma individuaalselt meeskonnapõhiselt lähenesin, nad tundsid seda ja ma rääkisin neile esimesena persooni brändist. Ehk siis, kui ma lähenen inimestele või räägin neile brändisaadikuks hakkamisest, siis ma alustan persooni brändist. Et minu jaoks tuleb kõigepealt persooni bränd, siis tuleb brändisaadiku töö ja siis tuleb alles see organisatsioon, kus ta töötab. Et see on nagu see, mille järgi otsuseid vastu võetakse. Nii et see oli nagu esimene aste ja see sellisel juhul töötas. Et inimesed nägid seda, et see persooni brändi arendamine rikastab neid, arendab neid ja tänaseks on palju edulugusid ka või jagada. Aga see oli nagu number 1. Et ei ole mõtet hakata rääkima inimestele või minu soovitus ei ole, mis meie puhul kindlasti ei töötaks, mida on ka saadikud öelnud mulle, et on vaja nii palju like, share ja siis on vaja seda artiklit seal nii palju jagada, et see on nagu, meil ei ole ühtegi eesmärki mul saadikutele, kõik käib siuke vabatahtlikult ja miks see nii on ja miks ma sain aru, mis see võlusõna on seal taga, et me tegelikult kõigil töö juures on ootused. Me kõik peame vastama mingisugustele ootustele, meil on KPI-d, OKR-id, ma ei tea, nimetage ainult igas ettevõttes. Ja siis, kui järsku on olemas üks meeskond, kus ei ole ootusi, on ainult sulle andmine, et me lihtsalt rikastame sind erinevate vaimsete võimalustega, kuidas oma eraelu ka paremini toime tulla, siis sa paratamatult loodusseaduse järgi tahad nagu ise ka vastu anda. Et see on nagu võib-olla see, et ilma midagi ootamata annad ja siis see töötab nagu paremini, sest brändisaadikuks olemine on vabatahtlik töö. Ja vabatahtlikele on hoopis teised nöörid. Lähenemisviisid. Seal ei ole elus mingid töötasud, KPI-d, seal ei tule rolli. Ehk et pakkuda inimestele justkui nagu seda head võimalust, et läbi selle saad sa oma kuvandit luua, oma valdkonna spetsialisti kuvandit, läbi selle saad siis tegelikult ka ise endale selliseid karjääriampse nagu koguda justkui. Ja ma igaks üks ütlen juurde, et ja see kõik ei hakka sellepärast kohe brändisaadikuks, selles osaks võib-olla sellised, mis on nagu meie nägemus sellest on ja et mõned ongi tagasihoidlikud. Aga ma korra rõhutan seda, et minu meelest brändisaadikud on tegelikult kõik ettevõtte töötajad. Et nagu mõelda ka sellele, mis tööd mina olen oma organisatsioonis teinud, et isegi kui ta sinna meeskonda ei kuulu, aga kuidas raamatupidaja õhtuti läheb koju ja räägib oma perele õhtusöögilauas oma sõpradele on ju tööandjast. Mida teevad IT-mehed ja projektijuhid, kui reede õhtu on ja neil on paar veini või õlut sees? Mida nad siis tööandjast räägivad, on ju? Et võt sealt hakkab see pihta, et brändisaadikud ei ole ainult see tihke tiim, on ju, tegelikult on ju kõik. Just, kõik töötajad ja tegelikult me inimestena oleme ka erinevate organisatsioonide, toodete, teenuste brändisaadikud. Ja kui sina, kes sa meid praegu kuulad, oled mõne organisatsiooni liige, siis mõtle, et kuidas sina oma tööandjad nagu kirjeldada, kuidas sa jagad informatsioon, et mis on see sinu enda rõhuasetus. Ja kui mina alati kuulan inimesi, kes on hapud õunad ja räägivad halvasti organisatsioonis, siis minu esimene küsimus on alati nendele, et miks sa midagi ette ei võtta, mis on see sinu oma roll tegelikult seda asja parandada. Ja läbi selle isikliku suhtumise kaudu saab väga palju asju muuta, nii et jah. Nii, kuidas haridusvaldkonnas? Kas kõik õpetajad on sädeõpetajad ja kas kõik õpetajad on julged, teadlikud ja võib-olla ma tooks välja ka selle brändisaadikud ideest ja kõik brändisaadik on see inimene siis peale selle, et me kõik oleme, aga võib-olla natuke teadlikum. Ehk ta oskab seostada tööandja brändi iseenda brändiga ja on julge, näitab seda välja, jagab ettevõttega seotud informatsiooni ja toodab ise seda ka, eks ole, et jah. No ma arvan, et enamus koolis töötavatest õpetajatest ei ole sellest teadlikud ja nad ei peagi tegelikult olema. Ja oluline on võib-olla just tööandjana jällegi luua see keskkond, kus ei ole tekib põhjust, et õpetaja läheb koju ja räägib oma perekonnas või tuttavatele halvasti. Ja kui midagi on halvasti, no ma ütlesin, alati on kuskil midagi ka halvasti, et siis on aga me tegeleme selle teemaga, et see on nagu täiesti teine viis, kuidas rääkida. Probleemid on, aga me tegeleme sellega. Et nad ei pea olema ja tore, kui on, kui organisatsioonis või koolis on inimesed, kes on rohkem teadlikumad ja jällegi täpselt nagu sa ütlesid, et see peab olema vabatahtlik.
me ei saa sundida sellist asja mitte kellelegi peale, sest osad on avatud inimesed ja on mugavam sotsiaalmeedia kasutus ja teistel jällegi mitte. Et siis tulebki vabatahtlikult, jah, ma olen nõus, jah, ma teen, sest et tõesti see annab võimaluse uuteks pakkumisteks või mis iganes lahedateks tulevasteks koostöödeks. Aga jah, ei, nad ei pea olema, aga oluline on luua see kultuur, kus on lihtne, sest kui sul on hea töökultuur, nii lihtne on teha head brändingut. Nii hea lihtne on rääkida hästi, sest kõik ongi hästi, siis sa särad ja räägid, siis kõik on issand kui lahe ja siis õpilased, kui ma räägin ka enda tööst, siis tihti on õpilased ka, issand kui tore, ma tahan tagasi kooli tulla, sest tundub, et teil on nii lahe see. Aga see ongi, ma teengi reklaami juba sellega, aga lihtsalt see tuleb nii by the way, lihtsalt niisama, sest mul on tore, ma olen rahul. No. Aga kuidas see tähelepanek on, et kas kõik õpetajad näiteks, kes on ka rahul, kas nad näitavad seda nagu rahulolu kirglikult välja? No ma ei saa ju kõigi käest rääkida. Jaa, kuidas see tähelepanek on? Ma arvan, kui küsitakse, siis nad räägivad ju ikka, aga nad ei lähe vabatahtlikult, kas sa tead, kus ma töötan? Jaa, see polegi eesmärk. Ja, et ongi, et kui küsitakse, siis nad räägivad ju ikka, et ja mina saan küll rahul olla, isegi tagasihoidlikult, jah, ma saan rahul olla. Et ma olen väga rahul selle, kus ma praegu olen. Ragne? Meil tegelikult ei olegi LHV-s sellist asja nagu tööandja brändingu saadikud, aga ma päriselt arvan, et me töötame selle nimel või tegelikult ongi, et kõik inimesed on ettevõtte brändisaadikud. Ja näiteks on see, et kui LHV-l on mõni äge uudis, oleme jälle kuskil parimaks tööandjaks, ma vaatan enda Facebooki või LinkedIni või Instagrami ja ma ei näe muud kui ainult mingit share'imist sellest, kuidas LHV-l on jälle mingi äge uudis ja ma ei leiagi sealt muud contenti sealt oma sotsiaalmeediast, et päriselt inimesed tahavad ise orgaaniliselt olla see saadik. Ja kus see võib-olla nagu alguse saab, on see, et inimene peab ise, see peab talle midagi andma. See, et ta nagu jagab nagu et ta peab ise sellest mingisugust vaimset rahuldust saama. Ja teine on see, et ta arvatavasti tunneb, et tal on tegelikult käpp sees selles teemas, et tema on endast ka midagi andnud, et see tulemus tuli või ettevõtte edu või mis iganes. Aga tegelikult ma arvan, et see saab alguse sellest võib-olla meie sellisest värbamise loogikast ka natuke ja milliseid inimesi me otsime. Me oleme tegelikult päris julgelt nagu välja öelnud seda, et me tegelikult ei otsi inimesi, kes käivad lihtsalt tööl. Et ta lihtsalt käib tööl. Et LHV ei ole see koht, kus sa lihtsalt käid tööl. Et ma arvan, et see karakter, keda me nagu otsime, me ikkagi nagu natuke ka vaatame, et kas sus on seda LHV nagu DNA-d, kas sus on seda ettevõtte väärtuste edasi viijat, edasi arendajat ja täna ikkagi inimesed, kes meil töötavad, ikkagi suur osa, enamik neist on nagu tulihingelised fännid. Ja ma arvan, et võib-olla sellises keskkonnas selline brändisaadikute nagu eraldi paketeerimine võib-olla ei töötakski, aga see see väärtus, mida me tahame luua läbi inimeste, see kindlasti toimib meil väga hästi. Ja inimesed on ju erinevad, on ekstraverte, on introverte, võib-olla mõni ekstravert tahab igas videoklipis olla, tahab igal pool jagada, sõna võtta, on rohkem nagu niimoodi väljapoole ja mõni introvert võib-olla, kes kuskil kunagi ei taha rääkima minna, kuskil reklaamklipis ei taha osaleda, kirjutada, aga sa näed, et ta nagu muid riideid ei kannagi, kui tal on vist 3 erinevat LHV pusa ja retuusid ja spordisärgid ja vihmavarjud ja sa näed, et ta elab seda brändi või seda oma fännlust kuidagi teistmoodi nagu välja. Ja see on ka tegelikult ja võib-olla mõni inimene nagu ongi enda tutvusringkonnas või pereringis või räägib, lihtsalt kõik see räägib, mis ta räägib, on nagu nii positiivne, et võib-olla see ei saagi nagu väljaspoolt väga palju feimi, et sa oled nagu brändisaadik, aga sa enda väikses ringkonnas võid nagu väga head tööd teha selle brändiga. Just, ma arvangi, et kes ei julge veel kohe niimoodi suurelt laialt võtta organisatsiooni brändisaadikuks olemist, siis saabki tegelikult teha seda läbi oma sellise võrgustiku, läbi oma kogukonna, proovida harjutada ja vaata, kuidas inimesed reageerivad, kui sa lihtsalt räägid oma tööst, oma tegemistest ja mina ütleks selle kohta, et nii hea on leida oma nagu ajus hoopis mingeid inimesi,
tema on hea fotograaf, ta rääkis, talle hullult meeldib see asi või see asi, aga see tegelikult tekib läbi selle, et inimene on ise kirglikult oma lugu jaganud. Nii et ikkagi tuleb mängu see, et kui sa oled ka rahul, või ma ütlen alati ka meeskonnakoolituses, et kui sa oled rahul oma tööga, näita see välja kuidagi moodi, mingisuguse sotsiaalmeedia postituse kaudu, oma loo, oma jagamise kaudu, et sul tekib see seos sinu persooni ja selle tööandja aspektist. Ja mida ma tahtsin veel öelda, et tööandja bränding on väga hea, kui sinna tekivad ise organiseeruvad tööandja saadikud, nii et see on hästi tehtud, mõtleks selle kohta, muud ei miskita. Aga siiski, tahtsin ühe asja öelda täienduseks, mis minu meelest on hästi oluline, siinkohal on usaldus. Et Ragne tõi selle ühe korraga välja õrnalt, aga ma tooks sisse, et sa usaldad neid oma töötajaid, mis LHV-s ma saan aru, aga Viimsis on see, et sa tegelikult lased lahti sellest, mis nad kuskil kirjutavad või teevad. Et meie brändisaadikute puhul toimub ka see hästi, et mul ei ole neil nagu, tegelikult päeva lõpuks keegi ei taha oma mainele halba. Persoonibränd on esimene õnja ja sa tahad, et see püsiks ilusti ja kahjustamata. Nii et lihtsalt nagu selle pinna pealt, kui sa purjetad, siis niikuinii nad ei tee halba ja et sa usaldad kõiges. Ja kui sa usaldad inimest, siis tal see sisemine julgus midagi teha on ju palju parem kui see, kui sa tuleb kirjavigu postituses, siis mis seal ikka on ju. Jaa, absoluutselt ja mulle väga meeldis see mõte, et usaldada saadikuid ja töötajaid seda julgemalt tegema ja mis siis tõesti juhtub, kui tuleb mõni apsakas sisse, läheb mingisugune asi juhtub, nagu läheb valesti, läbi selle me tegelikult õpime. Aga siiski ma põrkan kokku ka ühe sama teemaga, mis tegelikult tuli ka võtuke mängu siit juba see julguse teema ja see öeldakse, et kuidas mina hakkan siis nüüd ühel päeval oma sotsiaalmeedias jagama tööandja postitusi ja tööandja tegemisi, et mida minust minu sõbrad mõtlevad. Ja siis mina alati nagu saan aru tegelikult, kus see komistuskivi on. See komistuskivi on tegelikult ise inimese enda sees, seal on mingisugune ebakindlus, mingisugune hirm, mingi vale arusaam, mingisugune lüüasaamine olnud. Et kui te mõtlete ise enda peale, kas või oma nagu kollektiivi peale ka, et mida saaks meeskonnas teha või mida inimestena saaks teha, et seda julgust süstida, katsetada, proovida ja mina ütlen ka alati, et ei ole vaja mõelda, et ma ei taha seda asja või seda asja, vaid proovida mõelda, kuidas ma tööandja saadikuna saaksin endale uusi kogemusi näiteks niipidi, et mida saaks muuta täna või kuidas jõustada neid inimesi meeskonnas just ka, et oleks neid teadlikke tööandja saadikuid rohkem, kes teeb otsa lahti? Võib-olla üldse, kui me räägime julgusest või haavatavusest töökohal, mis on hästi popp teema viimasel ajal, siis minu isiklik arvamus on see, et kui on julguse puudus, siis kuskil on liiga palju hirmu lihtsalt, et võib-olla mitte nagu sa võid tegeleda selle julguse arendamisega, aga mina arvan, et seal on ka mingi hirm, et mis siin nagu tagasi hoiab roomaja ajus on ju, et mida sa kardad, kui sa oled nagu haavatav ja haavatud või mida sa kardad, kui sa proovid midagi uut töökohal või sa oled näiteks võib-olla nagu iga päev sammu võrra võib-olla nagu kannad vähem maske või oled rohkem autentne või ütled rohkem välja, mida sa päriselt arvad või et see, et sa seda ei tee, seal taga on mingi hirm, et siis võib-olla küsida enda käest, mida sa päriselt kardad. Et kas sa kardad oma töökoha pärast, kas sa kardad, mis teised sust arvavad, kas sa kardad, et kuidagi nagu olles rohkem aus ja olles rohkem julge, et sa ise viskad endale mingisuguseid kaikaid kodaratesse, et ma arvan, et hirm juhib meid tegelikult üllatavalt palju tööelus ja karjääri tegemises ja sellest räägitakse tegelikult nagu hirmuäratavalt vähe. Ja ma arvan, et me võiks võib-olla seda tööelus ja organisatsioone arendades ja karjääri tehes võib-olla rohkem kombata, et mida me kardame. Ma olen väga nõus sinuga, et see hirm juhib meid rohkem, kui arvata võiks, isegi et meie teadlik juhtimine jääb tahaplaanile. Aga selleks, et hirmu üldse nagu lahustada, tuleb see hirm väga täpselt sõnastada, et mis asi see üldse on, vaata. Et mõnikord on neid hirmusid mitmeid ja segaseid nii-öelda. Jah, et kui me räägime julguse arendamisest, siis see julguse arendamine peab nagu langema viljakale pinnasele ja ma arvan, et
et sellega peavad paljud organisatsioonid tööd tegema, inimesed tööd tegema, sest organisatsioonide taga on ju ikkagi lõpuks inimesed. Kuidas see organisatsioon saaks ühte inimest julguse arendamisel toetada? No usaldus on kindlasti üks ja siit läbi käinud ka see, et vigu teha on okei, et nii kaua, kui sa nendest õpid. Ja võib-olla jah, selline arengu propageerimine, et on okei, kui sa nagu oled täna ühes kohas, aga sa tead, kuhu sa tahad jõuda ja sa suudad nagu välja hääldada, kuidas sa arened. Ja no LHV vaates selline nagu tervislik doos oportunismi on alati meie DNA-sse nagu sisse kirjutatud, et lihtsalt proovida uusi asju, mõelda, kuidas teha nagu nutikamalt, ambitsioonikamalt ja autonoomia ka, et ikkagi ja omaniku tunne, ma arvan, et sa pead tundma ja ma arvan, et see läheb selle brändisaadikute teemaga kokku, et miks sa vabast ajast nagu jagad oma tööandja mingisuguseid postitusi, et sa tunned, et see on sinu asi. Jaa. See on sinu asi, see pole kellegi teise, see pole mingi LHV on eraldiseisev mingi asi kuskil, no ma olen lihtsalt seal töötaja, on ju. Et sa pead tundma, et sinul on panus sellesse. Väga head mõtted. Ja et see on osa sinust ja sul on nagu väike süke omaniku tunne. Ja noh, seda omaniku tunnet, vahest kutsutakse seda fännluseks, tekitabki, ma arvan, see, et sul on piisavalt autonoomiat, et iseenda teekond ehitada, kuidas sa siis oled osa sellest. Sest ei ole, ma arvan, et see ei tööta nii, et sa tuled kuhugi tööle ja sulle ütleb juht, et vaat sina nüüd oled see mutter kogu sellest LHV masinavärgist ja sina täidad nüüd seda mutritööd. Ja kui sa seda mutritööd nüüd niimoodi nagu õigesti niimoodi täidad, siis sa oled nagu, sa oled osa nagu sellest masinavärgist, et iga üks ikkagi oma sellise rolli ja identiteedi ja noh, ka persooni brändi töökohal, see ei ole sinu roll, ei võrdu sinu persoon või väärtus ettevõttes, seal on nii palju muud, mida sa teed vabal ajal, mida sa teed kolleegidega, kuidas sa kultuurile kaasa aitad, et igal inimesel peab olema piisavalt vabadust ja autonoomiat, et leida, mis rolli sa siin ettevõttes täidad. Ja see roll ei võrdu alati see, mis tööd sa siin ettevõttes teed. Ja nii palju häid mõtted tuli siit saab kohe nagu mitu head mõtted kinni püüda ja Liina? No ikka on väga oluline see, et organisatsioon peab toetama ja et eriti kui sul on hirm. Sest et miks paljud õpetajad ei tee seda, nad isegi ei mõtle selle peale, sest et nad kardavad ja me ikka töötavad veel koolis õpetajad, kes teeksidki maha seda inimest, kes on innovatiivne, teeb teistmoodi, sest see ohustab nende minapilti väga tugevalt. Ja see on oht, sest see võib kaasa tuua muutuse ja muutus on hirmus. Nii et see nagu, see ei ole sinuga seotud kui inimesega, vaid nendega hoopis. Ja nad võivad su elu väga-väga raskeks teha ja sa pigem loobud. Ja võib-olla sa ei ole piisavalt kindel endas, et veel töökohta muuta. Ja siis sa oledki nagu lõksus, aga muidugi see on sinu enda loodud lõks. Mine siis ära kuskile, kus sa saad olla sina ise. Ma olen nõus sellega. Kui organisatsioon ei toeta, ei anna sulle head pinnast kasvamiseks isiksusena ja nagu ka valdkonnast asju muutmiseks, siis ma arvan, ta lihtsalt on väärtuste konflikt ja tuleks leida endale see koht, kus sa saad ennast teostada. Sest muidu tekib taandareng. Hanni? Jaa, mina olen ka nõus sellega, mis te rääkisite, et need väärtuste ühtimine organisatsiooniga ja siis selline julguse riskida peab nagu organisatsioonis sees tulema. Mis ma ise olen märganud, üks asi, mis julguse taga on ka motivatsioon, on ju. Et kui me toome selle näiteks tavapära või eraellu, on ju, et ma nüüd räägin emana, kellel on laps, on ju, et kui sul on avalikult vaja last kaitsta mingi inimgrupi ees ja sa loomu poolest oled häbelik ja arg ja pigem ei teeks seda, aga sa armastad nii tugevalt oma last ja sul on selline tugev missioonitunne teda kaitsta avalikult, et tal oleks turvaline, et ta teaks, et sina, et tema ema, siis sa teed seda, sest see on see motivatsioon siin all ja sa julged seda teha. Et nüüd, kui me tõmbame selle nagu tagasi sellesse tööellu, et siis seal samamoodi see motivatsioon, ma näen, seda tuleb sellisest tugev või see julgus on siis selle motivatsiooni taga. Et sa pead ületama vahel mingisugused hirmud, on ju, aga seda hirmu aitab ületada see, kui sul on motivatsioon midagi teha. Ja see motivatsioon nüüd, see on see ime koht, et sa saad, see motivatsioon on tugevam kui see hirm, et ta
seljatab hirmu, sest see on motivatsioon suurem. Ja vot see on see imekoht, kus organisatsioonid siis, nagu ma kuulen siin ka LHV või Viimsi kooli puhul, et sa teedki seda igapäevaselt, et sa väärtustad seda inimest, sa märkad teda, sa hoolid temast, sa pakud talle vabadust, autonoomiat, arengupotentsiaali ja siis tal on need nagu mingid klaasid või karikad on täis, ehk siis see motivatsioonikese hakkab nagu tekkima ja siis selle pinnalt on hirme palju kergem nagu seljatada. Et mina näen nagu oma brändisaadikute puhul seda teekonda. Eks sa teadki seda, et kui sa ka kukud, sul on kuhu kukkuda. Sul on see toetus Just, ümber ringi, et sa ei jää üksinda. Et paljudes organisatsioonides me siiski räägime sellest, on see konkurents. Et meil on konkurents, nagu issand kui halb. Nagu organisatsiooni sees ei tohi konkurents olla, see tähendab, iga liige on üksinda ja võitleb teise nimel, et mina olen parem õpetaja kui sina või töötaja kui sina. No mis koostööst me saame siin rääkida, me ei saa sellest rääkida ja mis brändingust me siis räägime, kõik võitlevad enda brändi nimel siis ju, mina kui indiviid, aga mitte meie koos. Ja siis me ei saa ju organisatsiooni kultuuri tervet luua, kui me kõik võitleme üksteisega. Nii et ikkagi see, et mul on see pehme kukkumine, et isegi kui väljaspoolt ma saan haiget, siis mul on minu inimesed, kes ütlevad, pole hullu, me saame hakkama, sa ei ole üksinda. Me toetame sind just raskel ajal. Mitte, et siis kui on tore kõik, siis me toetame ja hoiame sulle pöidled, ja kui on raske, siis nagu, ma ei tea seda inimest on ja umbes on ja, et see on mingi läbikukkunud inimene. No, nii on ka ju juhtunud inimestele. Et teha, et me hoiame seda inimest, kes meil on ükskõik mis situatsioonist on. Nagu perekond, sa hoiad kõiki. Nüüd on paras aeg minna meie kunstipausile. Minu nimi on Taie Kull, ma olen hobikunstnik. Põhitööna töötan rahvusvahelises IT-teenuseid pakkuvas ettevõttes tiimijuhina. Põhitöö just sellist loomingulisust, kunstilist loomingulisust ei paku palju, et siis maalimiseni ma jõudsin läbi oma huvide ja hobide, milleks siis on käsitöö, meisterdamine ja huvi sisekujunduse vastu. Ma olen selline iseõppija, olen küll kunstnike kõrvalt õppinud, saanud ideid, inspiratsiooni ma saan tegelikult igalt poolt enda ümbert, et kindlasti loodusest, looduse värvidest, aga enamasti ma võiks ikkagi öelda, et kõige suurem inspiratsiooniallikas ongi erinevad interjöörid, kas või erinevad mööblitükid, sisekujunduselemendid, et sealt mul siis hakkab tavaliselt selline idee tulema, et mis sinna ruumi, milline maal võiks sobida, mis toonides, et see on jah kõige suurem inspiratsiooniallikas. Minu stiil on abstraktne, mulle meeldivad erinevad struktuurid, tekstuurid, värvide kontrastid ja kindlasti, mis on minulik, on see, et ma toon maalidesse sellist natukene sädelust, sära, et mulle väga meeldib, kui erineva valgusega siis need struktuursed pinnad muutuvad, et siis ma proovin seda valgust ära kasutada. Oma kunstiteekonda jagan enda Instagrami leheküljel taies.art, et seal ma jagan siis oma valmisteoseid, protsessi teekonda, materjale, mida ma kasutan ja vahest ka niisama igapäevaelu ja sealt Instagrami lehelt saab siis ka minuga ühendust võtta. Selleks, et rohkem võtta julgemaid samme, on vaja võtta aega iseenda arendamise peale. Kas teie täna, näiteks võtame nagu teie näite persoonina, et kas teil on oma isiklik arenguplaan paigas? Kuhu, kuidas kasvate, millal on teie see enda reflektsiooni hetk, et mulle tundub, et selleks, et teha neid julgeid samme, selleks on vaja olla väga heas kontaktis iseendaga ja mina märkan meeskondadega tehes tööd ja palju enesejuhtimise koolitusi, siis inimesed ütlevad, et neil ei ole aega iseendaga selle
kahekesi või nii-öelda üksinda olemiseks, et mõelgutada oma mõtteid ja ettevõtte strateegia on paigas, tegevuskava on paigas, aga iseenda isiklik kasvuplaan või arenguplaan või mis iganes see siis on, ehk et on nagu ripakil kuskilt. Kuidas teil endal on? Ma arvan, ma olen ka selline intuitiivne ja ma ei pane alati endale, et nüüd see aasta lõpuks on see, sest et mul aasta jooksul juhtub väga palju asju, mida ma ei oska üldse ette ka näha ja ma ei tea, kuhu ma välja jõuan ja tavaliselt see töötab minu jaoks isegi paremini. Nii et kui sa tead jällegi turvaline keskkond sul olemas, sa saad katsetada, sind toetatakse, aga jah, et kui sa rääkisid, et ei ole aega, aga kelle probleem see on? See on sinu probleem, sa ei ole aega võtnud endale, mitte et ei ole aega. Aega on meil täpselt sama palju kõigil. Et sa pead valima, mida sa teed, mida sa ei tee siis. Selle asemel sa võtad ise endal selle reflektsiooni aja. Ma olen seal käinud ära, kus ma olen läbipõlemise äärel. Ja lähen Karmen Pauli juurde ja ütlen, et ma ei suuda enam, ma pean selle tööülesandest loobuma. Sest ma lihtsalt kukun, ma läksin koju ja hakkasin nutma. Siis see on see, kus ma pean millestki loobuma. Ja sa loobud ja sa teed neid muudatusi. Ja algul võib-olla sa ei ole rahul, sest palganumbrid lähevad väiksemaks ja mis iganes juhtub, aga see kõik tuleb ühel hetkel tagasi, kui sa oled sina ise. Ja nüüd mul on, ma töötan 2 päeva nädalas ainult koolis. Ja teen muid asju nagu sealt kõrvalt. Ehk küsimus on siit, et kuidas mitte läbi põleda ennem, kui sa tegelikult saaksid võtta teadlikku aega iseenda jaoks. Ja nüüd on see reaalselt ongi minu nädala osa, et mul on üks päev kindlasti enda jaoks, kus ma siis loen või reflekteerin või mis iganes, aga see on minu otsus, see peab olema seal. Mina ei pane seda täis. Keegi teine ei pane ju mul asju täis. Mina panen selle ju täis tegevusi. Nii et see peab olema minu kontrolli all. Ja läbi selle saad sa olla hea meeskonnaliige, hea kolleeg, aidata kaasa ettevõtte nagu arengule ja organisatsiooni kultuuri kasvamisele. Väga hea. Hanni? Mul on kuidagi õnn, et minu see töö on minu hobi ja vastupidi, et selles mõttes, kui ma mõtlen nagu oma eesmärgide, et siis on jube tugevalt, võib-olla mõne jaoks liiga tugevalt tööga seotud, et ma lihtsalt nii armastan seda tööandja brändingu valdkonda ja mul on nii suur usk sellesse ja mul on oma nägemus küll selles osas, et kuhu ma tahan välja jõuda ja mida nagu ja kuidas see Eestit nagu mõjutab ja ma räägin just Eestit, sest ma väga näen seda, kuidas tegelikult iga organisatsioon mõjutab Eesti ühiskonda nii tugevalt, kui ta tööandja brändinguga tegeleb, et see on lihtsalt minu meelest üks kõva missiooni osa ärisektoris, et jah, on küll, on lühike vastus. Väga hea. Ma olen nõus eelkõnelejatega, et endaga peab tegelema ja ühelgi organisatsioonil ei ole sinust tolku, kui sa oled augus ja sa oled läbi põlenud ja selle aja peab lihtsalt võtma ja samamoodi olen maitsnud ära seda elus läbi põlemist ja sa lõpuks vaatad tagasi ja siis sa tegelikult võid päris selgelt näha, et kus sa ise endale liiga tegid ja siis on väga süke peeglisse vaatamise koht. Aga ma arvan, et mõneti ühelt poolt sa pead ise nagu leidma seda aega, et endaga tegeleda, aga siin natuke võib-olla selline teine tööandja pool on see, et minul ka isiklikult ei ole mingi karjääri verstapostid välja mõeldud, mul on ka intuitiivne, ma mingi hetk lihtsalt tunnen, et nüüd varsti tuleb see aeg, kus ma tahan muutust, et varsti tuleb see, kus ma tahan midagi muud. Ja need on suhteliselt selliste intervallidega, et ma võin nagu aastaid tagasi vaadata kalendrist ja vaadata, et nüüd varsti tuleb. Ja eks ma pean selleks siis kuidagi nagu isiklikult valmis olema. See on selline isiklik nagu pool on ju, et mitte läbi põleda ja et hoida oma motivatsiooni. Aga teine pool on selline võib-olla nagu natuke tööandja kapsaaeda, üldse selline aeg iseendale, öeldakse ju, et igavus on väga hea selline nagu innovatsiooni katalüsaator. Ma ei ütle, et inimestel peaks tööl väga igav olema, aga need hetked, kui sa nagu vahidki aknasse ja mõlgutadki mingeid mõtteid või oled mingisugusel üritustel kolleegidega või ma ei tea, lähedki poole päeva pealt kuhugi nagu, ma ei tea, jalutama või kuidagi seda aega lihtsalt nagu mõtteid mõlgutada tööalaselt, et mingit innovatsiooni või loovust nagu propageerida. Ma arvan, et seda on inimestel ikkagi väga vähe. Ja kui sul on täna tööandja, kes, ma panen selle siis niiviisi, lubab sulle tööajast aega natuke igavust tunda vahest, kui su töö on eriti selline, mis mingisugust loovat lähenemist nagu vajab, siis sa oled nagu üliheas kohas. Et tööandja peab ka arvestama sellega, et töötaja ei ole sul lihtsalt vahend, kes toodab mingisugust nagu 8-5 mingit asja, tuleb tagasi jälle toodab. Et paljudes töökohtades ja rollides on tegelikult ju see loovuse ja innovatsiooni element,
mida lihtsalt tootev töötaja sul kunagi ei saavuta. Meil on eesmärgid, mis numbreid on ju saavutada, kuhu jõuda, aga täna me ei ole osanud veel vist nagu keegi loovust ja innovatsiooni otseselt panna numbritesse. Mõõta seda. Ja mõõta, et sellist hetke, kus sa nagu tööalas või loed mingisuguseid või saad nagu uusi mõtteid, seda vahid aknast välja, seda on ka ikkagi vaja natukene. Aga ma mõtlengi, et kuhu see, kui me räägime nagu tööandja brändist, just eelkõige nagu sisemisest nagu brändingust, organisatsiooni nagu disainimisest, et kuhu siin üldse võiks nagu tulevikku vaadata või mis on need olulised märksõnad, mida võiks arendada või vastupidi, eks ole, et kuhu see selles suunas see trend liigub, me liigume väga nagu projektipõhisteks nagu töökohtas, me liigume selleks, et töötaja peab ise oma arengu eest vastutama, on ju. Mida siin nagu heas mõttes võiks tegelikult teha veel inimene ise ühelt poolt anda, olla heaks koostööpartneriks organisatsioonile? Mul on siin paar mõtet, et kunagi, kui ma selle tööandja brändinguga töötasin, siis ma olen hästi tulevikus elav inimene. Siis ma kogu aeg mõtlesin, et kuhu see teema nagu areneb, et nagu alguses oli turundus üldse niimoodi ettevõttes, see tööandja bränding hakkas seal kuidagi nagu välja kooruma, ikkagi hästi turunduslik on ju, siis see tööandja bränding, ma arvan, et inimesed, kes sellega tegelesid, said väga kiiresti aru, et ikkagi see on sissepoole vaatav pigem, siis tekkis selline kultuuri häkkimine, kultuuri juhtimine, see võib-olla täna on isegi võib-olla sellise tööandja brändingu üle võtnud, siuke culture hacking, kultuurisaadikud, kultuuriga tegelemine. Ja mis ma võib-olla näen, on järgmised sammud, kus ma seda näen, on see, et ma vaatan, mis maailmas näiteks, mis positsiooni otsitakse suurtesse organisatsioonidesse, milliseid rolle nagu võetakse, milliseid rolle värvatakse, see näitab väga hästi, millega nagu organisatsioonid tegelevad, see mind nagu huvitab. Siukene organizational development ehk organisatsiooni arengujuhid, transformatsioonijuhid, muudatuste juhid, et see on see ja minu see ESG valdkond ja jätkusuutlikkuse valdkond, mis on samamoodi tegelikult ülisuure organisatoorse muudatuse läbiviimine. Pigem ma arvan, et see tööandja bränding ja see kultuur hakkab sinna potti minema, et organisatsioonid, kellel on suur kasvu või laienemise ambitsioon, lõpuks nad peavad nagu muudatust ja transformatsiooni juhtima väga horisontaalselt ettevõttes. Ja ma arvan, et need inimesed, kes juhivad täna võib-olla inimeste arengut või tööandja brändi või üldse mingisuguseid uusi initsiatiive ettevõtetes, on need, kes tulevikus päris kõrgel tasemel arvatavasti vastutavadki muudatuste või transformatsiooni või innovatsiooni eest ettevõtetes. Sest employer branding on ka ikkagi päeva lõpuks muudatus, eriti kui sa oled sissepoole suunatud. Et ma arvan, et siuke transformatsioon ja change management on see, mille osana me tulevikus räägime employer brandingust. Aga me täna ei ole veel seal. Eestis küll mitte. Praegu me räägime tööandja brändingust, mille osa tegelikult on siis nii-öelda see transformatsioon ja nagu muutuste juhtimine põhimõtteliselt, aga võiks olla vastupidi hoopis. Jah, just. Ja. Liina, kuidas sa haridusvaldkonda näed selles, et milline see ideaalne olukord võiks olla või mis sind seal tulevikus kõnetab enim? Võiks olla kõik koolid sellised koolid, kus tahaks töötada. Ja et vahet ei oleks, kuhu kooli sa lähed. Et kui sa vahetad näiteks linna või tahad maale elama minna, siis seal on ka sama hea kool, sama hea töökultuuriga kool. Et see oleks ideaalne. Oi, see on hea mõte. See mulle väga meeldib. See on nüüd nagu küll selline hea pall praegu õhku visata siin haridusvaldkonda ja koolijuhid saavad seda hakata nagu mudima. Ja neil on, siin on ikka väga suur hüppe oleks sinna, et siis hüpet ei toimu, see läheb väga aeglaselt, haridusmaastikul toimunud üldse muudatused millegipärast väga aeglaselt. Et kindlasti juhid on number 1, nemad peavad hakkama nägema seda vajadust, et on vaja teistsugust kultuuri, me ei ole enam nõukogude ajal. Juba päris kaua ei ole. Et võiks järele jõuda nüüd sellele, et inimene on oluline, noor on oluline, haridus on oluline, inimene on oluline. Generatsioonid meeskonnas olulised. Ja arvestage on vanema generatsiooniga, kes tahabki rahulikumalt veel oma see töö lõppu teha nii-öelda. Ma arvan, ma ei oleks ka väga innovatiivne, kui ma teaks, et 4 aasta pärast on pension. Et ja ma plaaniksin pensionile minna. Et kuidas see ka, et ma ei teeks maha
vanemat generatsiooni, kes teeb ka head tööd, aga lihtsalt teistmoodi võib-olla. Võib-olla luua sinna juurde mingisugust hoopis mingisugust lisaväärtust või mingisugust putsetükki, mis teeks neid ka, kui mina ütleks selle kohta, et inimeste karjäär täna muutub üha pikemaks ja pikemaks, see ei tähenda, et sa lähed õpetajast, lähed pensioni, et sa midagi muud ei tee. Ja, absoluutselt. Et valmistada ette mingi järgmiseks sammuks, mis võib-olla hoopis mingis muus kategoorias olla. Nii, Hanni. Jaa, et mina ise näen seda sarnast, aga võib-olla teises võtmes, mis Ragne rääkis, et mina näen seda, et organisatsioonid muutuvad selliseks tööõnnekeskusteks. Et täna veel ma kuulen vahel, mul on näiteks eraettevõtjatest ka sõpru ja tuttajaid ja need ütlevad, et inimesed on erinevad, mõned lihtsalt töövõtja, mine palun ruttu nagu tee oma firma, et siis sa saad nagu päriselt õnnelikuks, sest siis sa saad puhata nii palju, kui tahad, sa võid käia, ja mul oli nii hea kogemus, kui ma eelmise aasta alguses mõtsisime Kopitamale Fujitsusse, kes aitaks blogipostitusi kirjutada, ja siis mul oli vaja teha ühe meeskonna eristuv niisugune A4, mis eristaks neid teiste IT-ettevõtete meeskondadest. Ja siis ma andsin talle selle sisendi, kus oli, ma viisin uuringu läbi meeskonnas, ütlesin, palun kirjuta sellest kokku, et ma soovin saada A4, kus ta on eristuv, miks see meeskond on eristuv. Ja ta kirjutas mulle ja siis sealt tuli nagu, kuidagi juhtus nii, et ta sai sealt kokku selle, et ta on hea meeskond, sõbralikud tiimiliikmed, arenguvõimalused, see, mida me kõik tööandja brändingus teame. Siis ma saatsin ta vastu, ütlesin, tead, kahjuks ma ei saa sellega edasi minna, et kõik Eesti tööandjad minu sektoris pakuvad seda sama. Ja ma olin taga videokõnes ja ta lihtsalt võis suu ammul ja ütles, et ta tuli 5 aastat tagasi nagu iseenda tööandjaks. Ta ütles, et kas sellised muutused on tööjõuturul toimunud. Ma tahan ka tööle tagasi minna. Et päriselt, et ma näen seda, et tööandjatel ei jää enam üle, et see, et sa usaldad, annad vastutusse, mulle meeldis autonoomia hästi see sõna, mis Ragne ka mainis, et see töövõtja saab nii palju ja mida rohkem sa seda usaldad, mida rohkem sa annad vastutust ja kogu seda poolt, seda rohkem sa tagasi saad. Et ta on nõus väga imelikel aegadel tegema ekstra pingutusi selle nimel, et mingi projekt koju tuua või mingi klient kätte saada, seda ka võib-olla oma, lapse või kellegi teise arvelt mingil teatul ajal etapil, sellepärast, et ta on nii õnnelik sinu juures, sest teinekord lased sa keset päevada on ju lasteaia lõpu kontsertile kell 3 või Rakveresse minna lapse korvpalli vaatama, et see ongi see, mis tegelikult mina näen, et hakkab juhtuma, väga palju juhtubki tegelikult juba. Et sellised tööõnnekeskused, lähed hommikul tööle, oled õnnelik, tuled õhtul koju, oled realiseerunud ja õnnelik. Muidugi igal pool rohimureline, alati on roheline, muru roheline on kohti. Ma arvan, et see peab nii jääma, et see muru ei oleks kogu aeg kõik nii roheline, nii päikseline, et muidu see inimene muutub tõesti nagu laisaks jälle, eks ole. Aga mulle see mõte ka väga meeldib, et see tõesti see tööõnnekeskus nii-öelda ja töökoht peaks olema see hetk, kus sa saad tõesti ühelt poolt tunda ennast tähenduslikuna, et see töö on tähenduslik sulle ja tegemistele. Ja et sa tegelikult adud, et sinu nagu panus on oluline ja ma just loen praegu Netflixi raamatut No Rules Rules ja seal ka toodi välja just see, et iga meeskonna liige võiks tegelikult võttagi nagu selle vastutuse teha neid samme, mis siis nagu on ettevõtte heaks, et ta peaks oskama suutma otsustada, et ta isegi võib teha mingi ootamatu investeeringu, näiteks mingisuguse suure kulutuse näol, aga see on ettevõtte heaks nagu oluline. Ja tihtipeale me ei julge teha, sest meil pole lubatud arvet välja umbes võtta või üldse maksta, on ju. Et ma arvan, et meil inimestena on just nagu selle julguse muskli kasvatamise koha pealt päris palju arengut ja mina ütleks selle koha pealt ka, et palju arengut on kindlasti ka juhtidel, et lubada seda autonoomsust, lubada ühel inimesel nagu oma panusest lähtuvalt siis areneda ja kasvada nii-öelda, jah. Yeah. Aga mida rohkem sa vabaks tahed, seda julgemad inimesed on. Sest et sa saad aru, et aga see ongi, sellepärast me räägime kaasavast juhtimisest ja me räägime Viimsi gümnaasiumis ka kaasavast juhtimisest, et kõik on koos. Isegi kõik need finantsiline taust on meil kõigile nähtav ja aru saada, kes kui palju raha paneb, et nii kaasav selleni välja. Oi, seda on väga hea kuulda. Seda on väga hea kuulda. Et sa tead, kuhu midagi
mis toimub praegu koolis, on ju, et see on ülimalt oluline, sa tead, sa oskad ka, et järgmine aasta me tahaks seda, et kas sellel on ka raha võimalik eraldada. Ja siis me saamegi jällegi rääkida läbi ja loomulikult võimalik. Kas inimesed tulevad ise enda uute ideedega ja see ongi see, mida me tahame koolis ka. Me oleme organisatsioon nagu iga teine, et me ei tohiks eraldada kooli teistest, et on organisatsioonides on kool. Me ei ole, me ei teeni kasumit, aga me oleme ka samasugune organisatsioon ja sama põhimõtted, start-upilikud põhimõtted peaksid käima seal ka. Ja vot see on ka väga hea mõte. Ma ütleks selle kohta, et see on väga hea mõte, et ei pea olema kool ja äriettevõtte ja avalik sektor, vaid me oleme tegelikult kõik nagu organisatsioonid, kus töötavad inimesed, kus inimesed arenevad ja ei saa võtta nii, et selline lähtepunkt oleks väga. Ja mida võib-olla siin, et eristada võib-olla natukene, mitte vastanduda, aga lihtsalt et nagu haridusmaastiku eristuse välja tuua on see, et mida kui persooni brändist nagu räägides, tegelikult me ei tee ju seda ainult enda kooli jaoks, et meie kool oleks nähtav või et õpilased tuleksid meile kooli, et jah, loomulikult me tahame parimaid õpetajaid enda kooli, ja me ka väga valime täpselt samamoodi nagu LHV-s, et ta peab olema arengule suunatud ja lahendustele suunatud mõtteviisiga kõik see, et see on nagu väga sarnane meile. Aga mida me tegelikult teeme, on see, et meil oleks järelkasvu, et noored tahaksid tulla ja olla nagu meie klassi ees taga keskel, kus iganes on, et me ei ole klassi ees õpetajatena täna, et see on veel nagu haridusmaastiku eripära, et tuleks järelkasvu. Te mudite nii-öelda seda nagu õpetaja kuvandit ka kaudses mõttes. Absoluutselt. Ja selleks ei peagi õpetaja muud tegema, kui olema suurepärane seal klassis. Jaa. Ta ei pea kõik alati sotsiaalmeedias kajastama, et 10 000 follower ei pea seal olema, aga et oleks suurepärane seal, mis ta teeb ja see on juba väga-väga hea. Just, ma olen väga nõus sellega. Aga siiski ma lõpetuseks tahaks tuua veel ühe sellise, Liina mainis seda märksõna ka, sotsiaalmeedia. Et kui ma tegin Eesti juhtide uuringut persoonibrändi vallas ja uurisin, kuidas Eesti juhid näevad nagu persoonibrändi arendamist ja seda üldse nagu vajadust, ja tegelikult tuli välja, et Eesti juhid peavad seda väga tähtsaks ja kõige suuremat väärtust loob see just ka nagu tööandja brändile, värbamisele ja konkurentsieelisele. Ja ma tõin sinna sisse ühe hüpoteesina, et inimesed tahavad näha nagu juhte ja üldse nagu meeskonna juhte sotsiaalmeedias. Et kas te olete nõus ja kas see peab paika nii ja naa. Ja siis nad ütlesid, et see peab nagu paika ja et see on väga oluline. Aga kui ma lähen meeskonna koolitusi tegema, räägin, et milline sotsiaalmeedia profiil peegeldab sinu professionaalset elu, sind saadikuna, sind nagu töömeeskonna liikmena, siis inimesed hakkavad vastanduma, hakkavad ütlema, et seda pole vaja. Milline on teie nägemus nagu sotsiaalmeedia, tööandja bränd, tööandja saadika? Samas on see, et kui võtta nüüd lahti see telefoni, vaadata, su screeni aeg oli eile näiteks 5 tundi, siis see on hea koht, kus aega kokku hoida, aga siiski, kuidas siin võiks leida seda sotsiaalmeedia kasutamise nagu vajalikkust ja seost üldse selle tööandja brändinga, et mis on teie head kogemused, iseenda põhimõtted? Võib-olla alustaks selle vastamisega, et ma alguses ütlesin ka, et üks asi, millega mina silmitsi seisin ja mis oli päris keeruline, kui me brändisaadikutega laivi läksime, et Instar ütles meile, et hea oleks, et kui on 400 töötajat, et siis selline hulk brändisaadikuid. Ja ma sain selle hulga kokku, see oli ka jälle üks järjekordne nii-öelda KPI ületus, aga see selleks ja ma vaatasin seda tiimi ja natuke oli ehmatav olla. Sellepärast, et kui sa ärilisest vaatepunktist vaatad seda, siis sa näed, et sellest osakonnast, kuhu kõige keerulisem on värvata, praktiliselt ei olegi saadikuid. Ja siin on minu nagu heatahtlik julgustus või soovitus, et iga kord, kui ma arvan, ma ei ole ainus naine maailmas, kes ei võrdle ennast teistega. Me ei ole ainus organisatsioon maailmas, kes ei võrdle ennast teiste ägedate organisatsioonidega püüne peal, kuhu me ei ole jõudnud. Ja mul täitsa läksid korraks jalad alt ära ja ma ei mures, et mul läks see allakäigu enesekindluse, see spiraal läks tööle, et mul nagu tegelikult nagu ärilisest aspektist ma ei paku tuge ärile. Ja siis mul tuli meelde, et alati tuleb tööd teha sellega, mis sul on. Et alusta sellega, mis sul on ja siis vaata. Ja siin on see koht, kus mul tegelikult intuitsiooni pealt, nagu siin Ragne ja Liina ütlesid, et
ma võtsin need oma silmi või need särasilmsed brändisaadikud, kes samamoodi olid võib-olla minuga koos uue asja lävepakul ja me alustasime lihtsalt seda tööd. Meil ei olnud sealt osakonnast inimesi ja juht oli ka vähem. Tänaseks, kui me oleme seda tööd teinud, siis esiteks ma olen sealt osakonnast 4 saadikut tulnud selle 1,5 aasta jooksul ja mul on juhte päris palju, just hiljaaegu liitus 2 uut juhti veel. Ehk siis esimene asi on see, et ma võib-olla ei laseks ennast väga morjendada sellest raamatu reeglist, mis näeb ette selle, et nii, kui sa hakkad brändi juhtima, siis kõigepealt võtta see juhtkond ja tegevjuht ja siis nemad teevad ees, kõik tweetivad ja siis teised tulevad nagu järgi, et vahel nagu elu teeb oma korrektuurid ja asjad ei käi nii ja siis alusta sellega, mis sul on. Tugevustega, mis just, ja need on need tugevused, sul on olemas kamp entusiaste, kes tahavad teha ja panustada, nad saavad eeskujuks ja täna orgaaniliselt need teised inimesed ja juhid on liitunud. Teine asi kindlasti tegelikult suurtes ettevõtetes tegelikult juhtidele pakutakse, kui on head kommunikatsiooni erinevad toevõimalused, et Octopost näiteks on üks nendest, aga on ka teisi variante, mida kasutada, et juht hästi kiiresti saab tegelikult seda sisu sotsiaalmeedias jagada, et ta sisuliselt ju teeb kliki, aga see on teine teema. Jah, ehk et siit see mõte, et kui sotsiaalmeedia kohe ei ole sinu tugevus, siis ei pea sellega nagu algust tegema. Sa ei saa brändingu või selles tööandja brändingus minu ainus soovi see, et kuna see on vabatahtlik, et ma lähtusin sellest, et ma ei suru kedagi tegema. Näiteks ma tean, mul oli üks meeskonnajuht, keda ma oleks väga tahtnud püüne peale panna, seda värbas mul päris palju, aga teisest küljest ta nagu ei tahtnud seda. Ja kuidas sa siis panete sinna? Pigem ei pane ju. Ja las ta rahulikult olla, kui ta teeb värbamisvestlusi, ta teeb väga hästi, ta on väga hea meeskonnajuht ja see on tema tugevus. Mina teen siis muid asju seal ümber ja saan talle neid häid inimesi, et nii saab ka tegelikult. Kuidas su enda põhimõte, Hanni, on selle sotsiaalmeedia koha pealt saadikuna tööandja brändi nagu sidumine? Selles mõttes, et mul on 2 kanalit, tegelikult ma soovitan ühte, et päris keeruline mul on LinkedIn ja Facebook, et see on ajamahukam, et ideaalis ma ütlen saadikutele või inimestele, kes saavad kuhugi, et suunakama energia ühte on kergem, kus sihtgrupp on sinna suunata ja mina siis vastavalt südame järgi siis jagan seal infot. Seal on nii Fujitsu infot kui ka on muud infot. Mulle väga meeldis märksõna südame järgi ja see ongi üks põhimõte, mida tegelikult tuleb lähtuda, et teed südame ja hea emotsiooni ajal selle postitusse, selle jagamise ja nii ta on. Ja. Nii, Liina. Mis esialgu küsimus mul läks? Ma jäin kuulama juttu. Et sotsiaalmeedia, et kuidas see sinu elus tegemistes täna nii-öelda nagu Viimsi gümnaasiumi saadikuna ja õpetajana on, et see on üks väga selge kanal, täna tööandja brändingus üldse, aga see ei pruugi olla kõikide jaoks sobiv. Mis su põhimõtted ja kasutamise viisid on? No, ma ise kasutan Instagrami ja jäin meelega, mõtlesin küll, et jah, et kõik õpetajad ei ole seal kindlasti ja siis mõtlesin ka, okei, aga ma olengi noortemate jaoks võib-olla. Et las jääb nii ja praegu tundub, et on hästi ja liigub vaikselt ülespoole ja postitangi selliseid, jah, jällegi enda jaoks olulisemaid asju, mis on kooliga seotud ja minu enda eluga seotud, mis kajastabki mind kui õpetajat ja kui tervikut, et see läheb nagu sinna üles ja võib-olla täpselt, mis ma hakkan sinna ühel hetkel panema, see nii algus, ma alles veebruaris panin, okei, ma teen avalikuks, see oli juba väga hirmus, et ma teen enda Instagrami avalikuks ja siis kustutasin või arhiveerisin ära kõik väga isiklikud asjad, mida ma ei taha, et teised näevad, mulle meeldib privaatsus, aga siis tööasjad jäid ja panin sinna järjest nagu juurde, et see on see, mis jääb. Aga kui üleüldiselt rääkida, siis jah, et kõik nagu me rääkisime, kõik ei peagi, täpselt kõik peab olema vabatahtlik ja mõtlen ka juhi seisukohast, et sa ei pea olema mingi instakunn, et sa võid rahulikult väga paljusid, kui sa oled hea tööandja, sind kutsutakse väga palju esinema ja see on ka väga hea reklaam. See on väga hea. Et see on üks parimaid reklaame, ma arvan, üldse. Ja kui sa nagu nii postitad lõpuks, et ma olin ja esinesin seal, siis see on nagu topelt. Et piisab ka sellest ja ma küsisin ka mõndade õpetajate käest, ütlesin, aga see ei ole minu tugevus. Et Instagrami postitamine ei ole minu tugevus, ma unustan selle ära, see ei huvita mind, see keskkond ei kutsu mind absoluutselt või Facebooki, aga mulle meeldib artikleid kirjutada. Siis ta kirjutab artikleid või ta käib kuskil teles või raadios ja see on tema ja siis ongi, tema käib, see on ka meedia, aga mitte sotsiaalmeedia.
Ja toodi just ühes uuringus ka välja, et juhi esimene sihtrühm sotsiaalmeedias on tegelikult tema oma meeskonnaliikmed. Ja mul on hästi meeles üks meeskonnakoolitus, kus meeskonnaliikmed ütlesid, et neile väga meeldib vaadata, kuidas nende juht nagu jagab sotsiaalmeedias oma nagu tööalaseid asju ja siis ka neid asju, ma ei tea, kui ta kuskil on, ma ei tea, Saaremaal paneb kala umbes suitsuahja, ehk nad näevad seda juhti nagu tervikuna. Et mina olen ütlenud, et miks inimesed ei kasuta sotsiaalmeediat, sest selle taga on lihtsalt oskamatus, palju hirmusid ja mõeldakse, et ma ei taha olla sotsiaalmeedia staar, ei pea olema staar, aga leia, nagu sa ütlesid ka, et leia see oma kanal ja oma viis ja võib-olla tõesti sinu peamine kanal, peamine fookuskoht on artiklite kirjutamine, olgu see siis olemas, aga sotsiaalmeedia, kui sa niikuinii olemas oled kuidagimoodi, siis see kuvand sealt välja paistab, küsimus on see, kas see toetab su tegemisi, eks ole. No see ka, kas see on avalik või mitte. Just. See, kui see on sinu töötajaskonnale, siis ei pea avalik olema, sa lihtsalt võtad sõbraks enda töötajaskonna ja see on juba piisav organisatsioonis sees. Mina võin küll täitsa julgelt öelda, et minu Instagramis ja Facebookis on koerapilte, hobuste pilte, toidupilte ja reisipilte oluliselt rohkem kui LHV pilte. Ja ma ei ole isegi nagu üldse häbi seda öelda, sest kõigil inimestel on sotsiaalmeedia oma mingisuguseks põhjuseks on ja see on isiklik. Et samamoodi südame järgi, kuidas kunagi midagi nagu jagan, aga minul isiklikult võib-olla on sotsiaalmeedia teatud kanalit millegi muu jaoks. Aga millel ma võib-olla nagu peatuksin natuke on LinkedIn, mis minu arust on tegelikult päris suurt sellist arenguspurti tegemas ja üldse nagu positiivselt on täna värbamiskanal, ta on teadmiste hankimise kanal, ta on koolitus, minu arust on suurepärane platvorm ja LinkedIn on täna hakanud natuke võib-olla sellisest väga hardcore professionaalsest keskkonnast, siin on toodud seda päriselu natuke rohkem sisse, et minu arust LinkedInil on hästi suur potentsiaal ja võib-olla mis ma paneks nagu inimestele ja juhtidele südamele on see LinkedInis see presence, et kas sa oled seal olemas, et kas sa oled seal up to date, kas sa seal nagu toimetad, sest täna ma arvan, et juhtidel vähemalt ja tegelikult kõigil, et sa pead seal olema olemas, sest siis sa ikkagi oled keegi. Ma tean, et see kõlab nagu imelikult, aga kui sa täna värbad juba inimesi ja inimene teab, et sina seal ettevõttes nagu seda tiimi näiteks juhid ja ta läheb otsima sind, mida sa loed, kellega sa tuttav oled, mida sa seal endorsid on ju, mis sa oled teinud, kas sa oled kirjutanud midagi ja kui sinust ei ole nagu jälgegi, siis nagu see on juba halb employer bränd. See on kuvand. Jah, sest igal inimesel on persooni bränd ja kui sa täna ikkagi midagi selle jaoks ei tee ja sa oled seotud ettevõttega, siis ma vaataks peeglisse. Ja samamoodi, kui sa näiteks oled minemas täna kuhugi näiteks uude ettevõttesse, sa tahad näha, kes need inimesed seal tiimis on, mis see sünergia on, mida nemad loevad, kellega nad on seotud. Et ikkagi see olemasolu, isegi kui sa ei ole nagu tohutu siukene lämmatad oma networki informatsiooniga, et see olemasolu, et sa oled kaardil ja sa oled leitav. Täpselt. Et sellega, ma arvan, peaks iga inimene täna nagu tegelema. Sa oled valdkonna eksperdina, meeskonnajuhina leitav. Ja kui sa ütled meeskonnajuhina, et olge head, et kes tahab saadikuks hakata, et tehke oma profiilid korda ja vaadake, kuidas nad on. Ja sul endal meeskonnajuhina on seal ainult see tühi kuvand ja see kujukene, siis on... Sest täna on ikkagi suur vahe, kas sa nagu ei eksisteeri üldse nagu online'is ja nendes platvormides või sa eksisteerid. See, kas sa seal nagu, mida sa teed seal ja kui aktiivne sa oled, see on niisugune nice to have. Aga ei-il ja jah-il on täna nagu väga suur vahe. Nõus, absoluutselt. Ja mina ikka ütlen, et tegelikult see sotsiaalmeedias ma näeme väga palju seda just nagu negatiivset poolt. Aga võiks mõelda, et mida tegelikult, kuidas sotsiaalmeediat kasutada targalt ja kuidas sinna luua iseenda jaoks need õppimise hetked, see informatsiooni lugemise koht ja ma olen nõus, LinkedIn on nii palju muutunud ja nii muutumas ka väärt nagu infoallikaks ja mõtlen, kus sa siis saad seda head informatsioon, eks ole, kas sa üldse saad? Ja kas sa üldse saad, eks? Kas sa arened? On ja. Nii, et mina ütleks ka, et leida siit see hea nagu teekond ja oma põhimõtte, mida sa kasutad ja ma ikka vahel kuulen, et aga mina ei kasuta üldse mina üldse pole sotsiaalmeedias, et seal on ka nagu lihtsalt pisikesed hirmud ja nagu sellised tagajad, nii et nii ta on ja lõpetuseks teile üks küsimus, et kas on midagi veel hingel, mingi mõte, mis jäi ütlemata, midagi, mis selle teema kuidagi hästi kokku võtaks, mõni hea mõte kuulajatele, mõni hea praktiline nippnõks, kui keegi täna tunneb, et ta on ka tegelikult oma ägeda organisatsiooni nagu meeskonna liige ja võiks natuke nüüd nagu julguse musklit natuke
suuremaks, nagu julgemaks keerata, et mis siis need sammud võiks olla või mida soovitate, et millest üldse nagu... Ma lihtsalt, Jaa. mul peas üks mõte ja ma pean selle välja ütlema, et see, kui sa ütlesid seda listi, mis sa ütlesid, et kõik töötajad, tööandjad Eestis, et mida nad kõike juba pakuvad ja sul see inimene ütles, oli üllatunud, siis üks võib-olla teema selle tööandja brändingu ja tööõnne ümber, mis mul viimastel aastatel on hakanud peas keerlema, on see, et kas me mingil tasemel sellest tööõnnest ja kui hea meil igal pool on, kas see võib mingi hetk hakata meid nagu jalga tulistama, et kas töötajad ja võib-olla just sellised noore generatsiooni töötajad, et me peaksime sinna tööandja brändingusse ikkagi nagu sisse põimima ka seda, et parimad tööandjad on ikkagi ka kõige nõudlikumad, et me ei ehita nagu olemiseks ettevõtteid, et sinna kuvandi sisse tööandja brändingusse põimida ka seda, et tihtipeale need kõige tugevamad tööandjad, nad on tihti ka kõige nõudlikumad ja sa ei lähe tarbima seda tööõnne ikkagi ettevõttesse ja võib-olla selline, et sa ei lähe ikkagi ainult saama. Et ma arvan, et see on huvitav selline uurimisobjekt, et kuhu see tööõnne selline areng ettevõttes ja arendamine, et kas see võib meid viia nagu sinna tasemele, kus võib-olla eeldatakse tööandjast juba nagu nõks liiga vähe ja noh, et ikkagi sinna oleks sisse liiga palju, et sinna oleks sisse põimitud see, et see on give and take nagu suhe. Partnerlussuhe. Jaa. Annan, võtan, annan. Ja, see taandub tegelikult ka ettevõtte sisse, et inimesed harjuvad ära nagu ja siis näevadki, et meil ei ole seda või konjakikappi, ma ei tea, mis iganes on. Miks pole tasuta toit? Ja just, et ma olen nõus suga, et seal hakkabki see väärtuste järgi värbamine ja see, et sa vaatad, kas organisatsiooni ja kandidaadi väärtused klapivad ja siis sealt saad sa natuke eemaldada seda, aga jah, eks, et seda kohtab ka erinevates organisatsiooni kultuurides, et õige tähelepanek. Ma ise mõtlesin sellele, et siin on sellest julgusest oli palju juttu, et siis kui sa oled täna olukorras, kus sa sul on isegi mingi grupp inimesi või sa võib-olla ei ole neid kokku kogunud, aga hakkad värbama või näed, et saaks koos hakata midagi ühiselt tegema seoses tööandja brändinguga organisatsioonis, et kuidas alustada, et see koos alustamise mõte on hästi suur, et Kersti Insterist ka õpetas tegelikult, mis me alguses tegime, esimest korda me tegime ühiselt postituse. See esimene asi, et ta jagas meid gruppidesse, siis me koos jagasime mingisugust. Miks see ettevõtte sisu jagamine on hästi oluline, sest see on turvaline. See on juba kellegi poolt kinnitatud mingisugune grammatiliselt korrektne ja sõnumiga tekst, mida on turvaline siis saadikul või töötajal jagada, et kui ta ise peab midagi genereerima, siis on see hirmu ületamine keerulisem, seepärast, et sa ju tuled avatud raamatut avalikkuse ette. Nii et see esimene samm oleks kindlasti, et koos jagata midagi ühiselt ja teine asi, võib-olla kui ei tahagi jagada, et siis alustada nii, nagu mina kunagi alustasin. Et kõigepealt ma laikisin neid lapse sünde ja soovisin palju enne sünnipäevaks, on ju. Et siuke lihtne, et sellega taid käesoojaks, on ju, siis leidsid juba midagi, mis on südameasi jagada. Kas see on keegi koer, kes vajab abi või on mingi muu, ma toon näite. Et selline samm-sammult, et see brändnimega sina ütleb ka väga ilusasti, et saadikul tuleb nagu lapsele, on ju, sa aitad tal tegelikult kõndima, on ju. Ja siis koos nende saadikutega ise arened ka, et samamoodi, et esimene asi, mis mina alati ütlen oma saadikutega, kõigepealt vaadake, kas te laikite Fujitsu Estonia kontosid. Siis kui te märkate, et teie meeskonnaliikmed midagi on postitanud, vaadake, kas teil on tunne, et te tahaks laikida seda, on ju. Et niimoodi samm-sammhaaval. Et see on minu soovitus, kuidas julgust sest kasvades, kuidas see on, süües kasvab isu või kuidas see julgus tuleb samm-sammult. Tegutsemise käigus. Super, aitäh, Liina. Ei teagi, siin on nii palju veel teha, et täpselt samamoodi julgust tahaks, et juhid julgeksid muuta seda organisatsiooni kultuuri terviklikumaks, kus tõesti võtta see inimene fookusesse ja nad julgeksid valida inimesi, enda väärtuspõhimõtete järgi inimesi. Et juhtidel oleks visioon, mida nad tahavad üldse selle kooliga teha, mis on nende eripära.
et seda kohati ei ole, et kui ma tahan kuskile, vaatan teiste koolide kodulehti, et ma saaks aru, miks või mida nad teevad seal täpsemalt, et me oleme sealmaal alles. Et kui see oleks juba selge ja õpetajatele, kui sa tunned, et sa teed midagi teistmoodi ja sul on midagi teistele anda, et siis kui suudaks nagu südame kõvaks teha ja mõelda, vahet pole, mis mu kolleegid pärast ütlevad. Ja mõelda, et aga on inimesed Eestis või õpetajad Eestis, kes inspireeruvad tänu sellele, et ma jagan enda sisu. Et see on juba väga suur samm, et ära tee siis kolleegidel tee enda jaoks ja siis selle jaoks, et keegi saaks midagi väärtust läbi selle. Et ma arvan, see on, et kui näha natuke laiemalt kui ainult see enda töö kontekst ja enda kolleegid ja koht, et see on väga suur platvorm, kus tekib lahedaid koostööhetki, mida sa ei oska ettegi kujutada. Mina täna siin, no ma ei oleks seda oodan tõesti siin, et kas või siuksed asjad, et jah, et see julgus olla teistmoodi, julged olla sina ise. Ja ma arvan, see on väga hea lähtekoht, et tehagi nagu iseendast lähtuvalt, iseenda südame järgi ja kui see kedagi kõnetab, üldjuhul alati kõnetab ja igasugune muutus saab alati sellest alguse, et keegi on kuskil jaganud mingisugust head lugu, nii et mina ütlen alati selle kohta ka, et rääkimata lugu on kehv lugu, on ju? Ja bränding algab heast loo rääkimisest ja mõelda, kuidas ma saaksin siis nagu hea nagu tööandja saadikuna neid lugusid rääkida, siis kas siis nagu toote-teenuse või õpilaste kontekstis, mis iganes nii-öelda. Ja tahtsin veel lõppu lisada selle mõtte, et mida ma alati ka tööandja brändi koolitustel ütlen, et inimestel, kes ehk et julgetel on alati rohkem võimalusi. Ja läbi, nagu sa ütlesid ka, et sa oleks uskunud, sa täna siin oled, et tuleb seda julguse musklit teadlikult arendada ja ka see algab sellest, et kui palju meil inimestena on aega siis võtta aega iseenda jaoks ja mulle meenub ka siit Lissaboni tööandja brändi konverentsilt ühe Rootsi juhtimiseksperdi siis mõte, et me vajame talente, kes arendavad õigeid oskusi, aga tihti on keeruline mõelda, et mis õige oskus on ja mis õige hetk on, eks ole. Aga see aeg iseendale investeeritud läbi reflektsiooni, sealt tekib väga palju taipamisi. Vahel tundub, et mõnel ettevõttel organisatsiooni nagu justkui nagu väga veab, et LHV Pank ja Fujitsu Estonia, neil on nagu niikuinii kõik hästi. Aga selle nimel on tegelikult tehtud väga palju süsteemset tööd ja väga palju aega pühendatud, nii et nii see käib asi. Nii et head kuulajad, ma arvan, et tänases videopodcastis, mis keskendus siis tööandja brändile ja brändisaadikutele, korjasin mina küll juba nagu väga-väga mitmed head mõtted üles ja ma usun, et teilegi oli see väga praktiline ja see mõte, et kui sa oled ühe ägeda organisatsiooni liige, näita välja, näita oma meeskonnas välja, ole julge, inspireeri ja niimoodi saavad head muutused alguse ja tekib see hea ja äge organisatsiooni kultuur. Aitäh kuulamast! Aitäh teile! Aitäh! Rahamaailma opportunistid. Raevukad fanaatikud. Moodsa panganduse stiili näide. Julged otsustajad. Sellised me siis oleme. Selline on LHV.